tere tulemast kuulama! Täna vaatame ette Eesti töölepingud. Vaatame neid õigusi ja kohustusi, mis sind, kõige otsesemad puudutavad, oled sa siis töötaja või tööandja. Toome välja need kõige olulisemad asjad. Just nii. Räägime läbi need konkreetsed punktid, alates lepingu sõlmimisest kuni, tööaja ja puhkuse reegliteni, et sul tekiks selgem pilt. Alustame päris algusest. Mis teeb ühest kokkuleppest just nimelt töölepingu ja miks see kirjalik vorm nii oluline on? Kas suuline siis ei kehtigi? No, tööleping on see, kui sa teed tööd teise isiku, juhtimise all ja saad selle eest tasu. Ja isegi kui sa alustad tööd ilma, et paberit oleks, loetakse leping ikkagi sõlmituks, kui on selge, et töö eest maksatakse. Aga jah, seadus ütleb, et tööandja peab sulle andma kirjaliku dokumendi, vähemalt peamiste tingimustega. Ja miks see kirjalik dokument hea on? See aitab lihtsalt hiljem vältida arusaamatusi, et oleks selge, mis täpselt kokku lepiti. Okei, aga millised on need kõige tähtsamad andmed, mis seal kirjas peavad olema? Need päris kriitilised punktid. Nimekiri on tegelikult päris pikk, aga kõige olulisemad on kindlasti poolte andmed, tööle asumise aeg, tööülesannete kirjeldus, see võiks olla võimalikult täpne. Et ei tekiks vaidlust, mis töö alla kuulub ja mis mitte. Just. Ja siis muidugi töötasu suurus ja kuidas seda makstakse, tööaeg, töö tegemise koht, puhkuse kestus ka ja viide ülesütlemise tähtaegadele ning töökorralduse reeglitele. See info peab olema klaar ja arusaadav. Räägime ajast. Kui palju tööd on, see tavapärane norm? Ja mis siis saab, kui teed rohkem? Eeldatakse ikka täistööaega. See on 40 tundi nädalas. Tavaliselt 8 tundi päevas. Ületunditöö tegemiseks on reeglina vaja sinu ja tööandja kokkulepet. Välja arvatud, mingid ettenägematud juhud, et kahju ära hoida. Ja kuidas see hüvitamine käib? Ületunnid hüvitatakse kas sama pikka vaba ajaga või siis makstakse 1,5 kordset töötasu. See on siis miinimum.